Kui inimesena nõutaks meilt, et me läbiksime 50% enesemuutuse ja muudaksime ennast sellisel määral, et ükski meie esiisadest pole nii suurt enesemuutust ajaloo jooksul läbi viinud, võiksime võtta seda kui kerge solvangunat, aga mis siis varasemal minul viga oli, sellel valelikul, inetul, tundetul tõpral. Aga kui sellise uuenduskuuri läbiv uus Mercedes-Benz S-klass saab see olla ju ainult teretulnud, kui auto on 50% parem kui ennem ja sellise ulatusliku uuenduskuuri läbinud, mida Mercedes kunagi varem ette võtnud pole. Kuid siiski tekib küsimus, et miks sa Mercedes ennem siis niivõrd kehva autot tootsid? Tere tulemast taas kord kaasa elama Naisluksuri proovisõidu saatele. Uue Mercedes S-klassi esiosa on täielikult uus, hoolimata sellest, et ametlikult on tegemist faceliftiga. Uus eluvere näeb küll äge välja ja selline must AMG versioonis, kuid jätab siiski natukene odava mulje ja seal keskel olev paneel, kuhu on ära peidetud igasugused andurid ja radarid, jätab ka veidi kentsaka mulje. Tagaosas on uus kõik detailid, mis on metalldetailid, samuti on seal olemas väljalasketorud, aga need pole ka päris ehtsad. Ma ei tea, mis auto peab ostma, et need oleksid siis päris ehtsad. Pagasruumimootole 535 liitrit, kuid pistikhübriidversioonil vaid 343 liitrit. Tagaistujatel on eraldi kliimapaneelid, eraldi ekraanid, mis meenutavad küll natukene kõige esimest iPadi oma kujunduselt. Olemas seal ka massaažifunktsioon ja muidugi rikkalikult jala- ja pearuumi. Isegi veel paremini kui Škoda Superbis. Interiöör on läbinud täieliku uuenduskuuri, kogu armatuurlaud on täiesti uus. Materjalid on seal vägagi ilusad ja rikkalikud, kuid leidub ka odavaid plastikdetaile. Olemas seal 12,3-tolline digitaalne näidikupaneel, 14,4-tolline multimeedia ja valikuline ehk lisavarustusse kuuluv 12-tolline kaasreisijapaneel. Need on väga kirkad, väga elavate graafikatega, päris kiired, kuigi siiski natukene läägavad mõnedes kohtades. Uue kujundusega on ka rool, millel on peal ehtsad juhtnupud, kuigi kliimapaneel on muidugi uputatud menüüavarustesse, aga visuaalselt näeb see kõik ikkagi parem välja kui kentsakal 7. seeria Bemaril. Väga palju erinevates toonides nahkistmeid kaasadatud sinakas rohelises toonis ja võimalik saada ka neid vegan materjalist, kuid milleks? Mootoriruumis leiad midagi igale maitsele, kui sa eelistad 1,2 liitrist 3-silindrist turbomootorit, siis seda sa sealt ei leia. Aga olemas 3-liitrine turbodiisel 313 hobujõuga, olemas 3-liitrine turbobensiin rida 6 variatsioonis, muidugi 449 hobujõuga, olemas pistikhübriidid 3-liitriste mootoritena 435 või 585 hobujõuga. Ja muidugi ei puudu valikust ka 4-liitrine V8 turbobensiin, millel 537 hobujõudu ja hinnalipiks selline, et parem mida seda üldse mitte välja öelda, et vältida mõnede inimeste minestumist või üleüldsegi täieliku teadvuse kaotamist. Selline on uus Mercedes-Benz S-klass, tema hinnakiri algab 120 000 eurost, nii et sa võid minna endale soetada ja kui peaksid temas pettuma, siis juba nädala pärast enne uue saate tulekut saad ju ta ikkagi auto 19 999 euroga müüki panna. Selline oli sellekordne saade, kohtume juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.